Kuna mul Flipi korteris sulle mingeid uudiseid hetkel näidata ei ole, sest elektrik toimetab seal, köök ja garderoobi endiselt ei ole, siis ma mõtlesin, et võtame ühe teema, mille kohta mul on tulnud esimese 2 episoodi järel küsimusi. Ja see on see teema, et miks ma ostsin külaliskorteri, et sellega kaasnevad ju igasugused jamad ja riskid ja ohud. Ja siis ma mõtlesin, et ma natukene räägin sulle ja võtan neid hirme maha. Ja kui sa täna vaatad seda investori tooli pealt ja eriti võib-olla inimesena, keda huvitab ka üürikinnisvara, kas siis pikaajaline või lühiajaline üürimine, siis sina peaksid eriti tähelepanelikult kuulama seda, miks külaliskorteritesse tasub investeerida. See üks külaliskorter on heal lapsel mitu nime. See on siis äripind, / mitteeluruum korteriomand, / külaliskorter. Nii et põhimõtteliselt tal on nagu erinevaid definitsioone, kes kuidas kasutab. Tegelikult see koht, kus me täna filmime seda osa, on ka ühes külaliskorteris, kui niimoodi võtta, sellepärast et see büroopind on korteriomand, mitteeluruum korteriomand, mis asub siis Kristiine City's Pro Capitali arenduses ühes uues kortermajas. See koht, mida mina parasjagu renoveerin, võib olla nii büroo, tal on ka büroo sihtotstarve, aga nagu te teate, siis sellest võib saada ka korter. Põhjuseid siis selleks, miks neid büroopindasid või külaliskorterid või mitteeluruum korteriomandid on, seal võib olla erinevaid põhjuseid. Üks on see, et on detailplaneeringuga ette nähtud, aga kõige valdavam põhjus on see, et maa sihtotstarve lihtsalt ei luba arendajal teha siis 100% elamispindu ja näiteks ilmselt ka vaadata praegu ma võtsin see ehitise või sealt maametsist lahti, et see koht, kus me praegu oleme, siin elamumaa on 95% ja ärimaa 5% ja kui on 5% ärimaa, siis see tähendab, et mingi hulk korteriomandid majas peavad olema siis äripinnad ehk mitteeluruumid. Vot, kuule, näed, käisin just toomas valgusteid korteri jaoks, nii et siin on siinid ja kõik on olemas. Nii et elektrik toimetab, viin talle need asjad ära täna ja siis saab valguse paika, nii et kui mööbel ka paika saab, siis juba ongi enam-vähem. Täna ma lähen ühte uut potentsiaalset Flipi korterit vaatama siis 3:30 ja eks siis vaatame tegelikult, et kui hea see pakkumine on, sest mul on tegelikult üks teine objekt läbirääkimises jõudnud nii kaugele, et ma tegin sinna pakkumise, omanik alguses nii palju ei tahtnud hinnas alla tulla, aga siis ma ütlesin, et okei, et ma selle hinnaga ei saa osta, sest Excel ei luba. Ja nüüd nad tulid veel paar tuhat eurot hinnas alla ja nüüd on juba päris mõttekoht, nii et vaatame, käin täna seal, vaatan selle korteri ära, siis ma sõidan siin pikemal nädalavahetusele perega ja siis on rahulikult aega mõelda ja otsustada, et kas see teine korter läheb loosi või siis äkki hoopis täna on mingi mustikas, mida ma veel ei tea. Mis on tegelikult oluline, et külaliskorteril ja külaliskorteril on vahe ka. Et nagu ma enne rääkisin, siis see näide, mida ma enne tõin, oli nii, et 5% oli ärimaa, 95% elamumaa. Ehk et siis väga levinud on see, et kortermajades, kus on enamus on elamispinnad, on mõned üksikud äripinnad ka. Aga külaliskorter võib olla ka sellises majas, mille sihtotstarve on 100% siis ärimaale rajatud majas ja seal on teatavad erisused sees, eelkõige puudutab see finantseerimist. Finantseerimise koha pealt on lihtsalt see, et üks suur müüt, mis on inimestel, on see, et aga külaliskorterit ei saa ju osta kodulaenuga. Ja ma ütlen, et see info ei vasta tõele. Veel mõned aastad tagasi tegelikult oli küll väga suur erinevus. Tavaliselt oli niimoodi, et kui keegi tahtis osta külaliskorterit, mida ma müüsin, siis pangad ütlesid, et selle jaoks on vaja 40-50% oma finantseeringut. Nüüd tänaseks on olukord selles mõttes muutunud, et kui sul on näiteks selline korter, mida mina praegu renoveerin ja müüma hakkan, mis asub siis majas, kus on enamus on elamispinnad, siis tegelikult on pangad öelnud seda, et sihtotstarve täna enam ei ole nii oluline, et täna, kui sa tahad osta sellist korterit, siis sul on vaja lihtsalt tavalise kodulaenuga, sul on 10% oma finantseering, aga kui sa tahad osta külaliskorterit, siis on 20%. Nii et kui enne oli 40-50 ja praegu on 20, siis see vahe on peaaegu tasa. Aga teise koha pealt see vahe võib sisse tulla sellest, kui sul ongi selline mitteeluruum korteriomand siis mingis kortermajas
versus see, kui sul on see mitteeluruum korteri omand näiteks seal hosteli majas, et kui sa tahad sinna endale korterit osta, siis tõenäoliselt seal nagu kodulaenu sulle selle jaoks ei pakuta, sellepärast et see on ikkagi nagu puhtalt ärilisel otstarbel tehtud ärimaale maja ja seal võivad need tingimused erineda. Nii et selles mõttes tasub natukene jälgida ja valida ka, et külaliskorteril on vahe sees. Teine asi, mis varem oli selline erinevus, minul on olemas info Tallinna linna koduleheküljelt, see oli vist isegi 2024 aasta link, kus oli kirjas, et kui see pind asub majas, siis milles enamus on eluruumid ja sa tõendad ära, et sa kasutad külaliskorterit koduna, siis sul on võimalus taotleda maamaksuvabastust. Nüüd me oleme jõudnud Uus-Veerenni, see on üks Merko arendus ja põhjus, miks me siin oleme, on hästi lihtne. Põhjus on selles, et kuna siin on tehtud täiesti uus elamurajoon ja siin on jälle hea näide sellest, et siin on samamoodi, kui mälu ei peta, siis on 90% elamumaa ja 10% ärimaa ja siin kõikides nendes majades on mitte ainult esimestel korrustel, vaid on ka kõrgematel korrustel on olemas külaliskorterid. Ja kust ma tean? Ma tean sellepärast, et 2020, kui neid maju ehitati, siis ma aitasin ühel investoril osta siia majadesse 15 korterit ja nendest 15-st 13 olid külaliskorterid, mida mina siis viimased 5 aastat välja üürisin ja nüüd olen kõik need korterid viimase 1,5 aasta jooksul ära müünud. Nii et selle baasil saangi täna kõike seda teile rääkida ja olen veendunud, et külaliskorterite ostmine ja müümine on samasugune tegevus nagu iga teise kinnisvaraga, nii et karta ei ole vaja. Ja siis üks väga oluline põhjus, mis just puudutab siis üüriinvestoreid tegelikult, miks tasub külaliskorterid vaadata ja mõelda nende peale, mitte ainult mõelda, vaid osta ka, on see, et nende hind on selline umbes 15-20% soodsam, kui on tavalistel korteriomanditel. Ehk et tegelikult, kui sa otsid nagu head tootlust ja sa kasutad näiteks ostmiseks ärilaenu, siis kui sa saad paberi peal juba 15-20% parema tootluse, siis miks mitte seda võimalust kaaluda, kui sul finantseerimise koha pealt probleeme pole. Nii et igal juhul tasub selle peale mõelda. Ja kuna ma ise müüsin siin need 13 korterit ära, siis teine suur selline, või mitte teine, aga üks suur müüt on see, et külaliskorterid ei ole likviidsed ja pangad kipuvad ka ostjaid hirmutama selle jutuga, eriti kes tahavad koduks osta, et kuule, aga seda on ju pärast nii raske maha müüa ja nii edasi, siis tegelikult ei ole. Et kui ma mõtlen nende 13 korteri peale, mida ma siin Uus-Veerennis müüsin, siis tegelikult oli normaalne müügiaeg kõikidel korteritel, et kui ma ükskõik millist kinnisvara täna klientidel müüma hakkan, kui see just ei ole mingi maja, siis ma iga korteri puhul klientidele ütlen, et normaalne müügiperiood on 3-6 kuud ja ma ei mäleta, et ükski korter oleks müügis olnud kauem, sellepärast, et nagu ma enne ütlesin, kuna hinnad on 15-20% soodsamad, siis see tähendab seda, et sa juba eristud oma pakkumisega selles piirkonnas. See korter on nii palju soodsam kui teised, mis tähendab seda, et huvi on suurem ja seal on siis lihtsalt oluline leida üles see õige inimene, kes ei karda, kes näeb seal seda potentsiaali. Üks oluline teema veel on sissekirjutus. Näiteks ma nädal tagasi müüsin Keilas ühe külaliskorteri ära kolleegiga koostöös ja seal pank hakkas hirmutama seda ostjat, et kuule, et sinna korterisse ei saa sissekirjutust teha, et oled sa kindel, et sa tahad seda korterit osta ja tegelikult see info jällegi ei vastanud tõele, sellepärast, et kui korteril on olemas oma number, siis sinna on võimalik sisse registreerida, et olen siin samas kõikide need aastate jooksul neid korterid välja üürides, üürnikud on sisse kirjutanud ennast, mitte mingeid probleeme pole tekkinud ja ainukene erinevus, mida on siis oluline teada, on see, et kui sa laopinda sa ei saa koduna välja üürida, sellepärast, et siis tuleb see probleem, et sul ei ole sinna võimalik nagu inimest sisse registreerida niimoodi, et selles mõttes nagu päris igat mingit büroopinda või asja ei saa koduna välja üürida, aga kui sul on tavaline külaliskorter, mis on sisustatud koduna, tal on eraldi number olemas, kõik asjad, siis mitte mingit probleemi ei ole, nii et ärge nende valedega kaasa minge. Ma loodan, et see tänane jutuajamine andis sulle natukene rohkem kindlust külaliskorteritega tegutseda, nendesse investeerida
Mina investeerimisnõu muidugi ei anna, eks sa teed ise oma otsused ise, aga natukene lihtsalt tahtsin avada seda tausta, miks mina ei kartnud osta seda külaliskorterit, mis mul praegu seal Kalamajas töös on. Ja kui ma praegu mõtlen, siis põhimõtteliselt on ainult 2 varianti, millisel juhul külaliskorter sulle ei sobi. Esimene on see, et sul ei ole piisavalt oma finantseeringut, ehk et näiteks siis minimaalselt 20% selleks, et seda korterit osta. Või siis teine variant on see, et sa kuulasid mu tänase jutu ära ja ütlesid, et see vend ajab täielikku jama ja mina seda kõike ei usu. Nii et rohkem põhjuseid mina välja mõelda ei suuda.